Trump üllatas Iraani pärast seda, kui Kuveidis asuvat Ameerika vägede poolt kasutatud baas sattus kriisi keskmesse. Ja Washingtoni vastus sihtis struktuuri, mida Teheran kasutab droonide jälgimiseks, lennukite ähvardamiseks ja selle testimiseks, kui kaugele nad saavad Ameerika Ühendriike provotseerida ilma hinda maksmata. Sellel esmaspäeval, 1. juunil 2026, kogus kriis hoogu, sest Iraani režiim püüdis esitleda Ali al-Salemi baasi vastu suunatud rünnakut võiduna, kuid tegelikult näitas see hoopis midagi muud. Kui nad sihivad Ameerika sihtmärke, paljastavad nad omaenda radarid, juhtimiskeskused ja drooniplatvormid otsesele vastulöögile. Iraan püüdis muuta sireeni propagandaks. Trump muutis rünnaku saanud baasi ettekäändeks, et neutraliseerida sõjaline jõud, mis ähvardas ameeriklasi Pärsia lahes. Mida Iraan püüdis varjata? Miks sai baasis tõend diktatuuri enda vastu? Kuidas Trump vastas? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis telli kanal ja pane kelluke tööle, et saada videoid. Ameerika tegevus toimus pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide keskkomando teatas enesekaitserünnakutest Iraani radarite ning droonide juhtimis- ja kontrollkeskuste vastu Korokis ja Kashimi saarel. Ameerika versiooni kohaselt tuli vastus pärast Iraani agressiivseid samme, sealhulgas MQ-1 drooni allatulistamist, mis tegutses rahvusvahelistes vetes Pärsia lahes. Tegelikult ei käsitlenud Washington seda juhtumit kui lihtsalt väikest vahejuhtumit. Incidente isolado. Seda käsitleti kui osa Iraani sõjalisest survest. Iraan püüdis lugu ümber pöörata. Revolutsiooni kaardivägi väitis, et ründas baasi, kust väidetavalt algas Ameerika rünnak telekommunikatsioonitorni vastu Hormozgani provintsis. Hormozgan. Ameeriklased teatasid, et nende hävitajad tabasid operatsiooni alguspunkti ja hoiatasid, et kui agressioon kordub, on vastus teistsugune. Seda tüüpi keel on režiimi käsiraamatus juba vana. Nad provotseerivad, tulistavad alla Ameerika varustust, kasutavad radaribaasi lennukite jälgimiseks ja siis karjuvad, et nad lihtsalt reageerivad. Ainult seekord andis just iraanlaste enda reaktsioon kõik välja. Ali al-Zalehi baas on keskne, sest seal toimuvad olulised Ameerika Ühendriikide ja liitlaste operatsioonid selles piirkonnas. Kui Iraani raketid ja droonid lastakse selliste rajatiste pihta, isegi kui osa neist tõrjutakse, on sõnum selge. Teheran tahab taabada Ameerika kohalolekut väljaspool Iraani territooriumi ja näidata, et suudab levitada ohtu ka oma piiridest kaugemale. Aga sellel arvestusel on hind. Trump ei pea kedagi veenma, et oht on olemas. Iraan tegi seda ise, kui viis kriisi Ameerika kohalolekuga baasi juurde. Siin muutubki narratiiv. Trump ütleb, et Iraan ei kasuta sõjatehnoloogiat ameeriklaste ähvardamiseks ja ei peitu seejärel ägeda avalduse taha. Iraani režiim püüab näidata vastupanu, kui tegutseb hirmus kontrolli kaotada. See mõjutab revolutsioonilise kaardiväe mainet, kes esitleb end võitmatu jõuna, kuid sõltub paljastatud varustusest saartel, rannikubaasides ja juhtimispunktides. Reaktsioon Kuveidi vastu oli mõeldud jõu näitamiseks, kuid see paljastas ka haavatavuse, sest avalikustas, milliseid struktuure kokkupõrkes kasutati. Donald Trump töötab surve avaldamisega kahel rindel. Esimene on sõjaline, et teha selgeks, et drooni allatulistamine ja ähvardus Ameerika baasi vastu ei jää vastuseta. Teine on poliitiline, sest iga Iraani reaktsioon aitab Washingtonil liitlastele näidata, et Teheran ei ole abitu ohver, vaid režiim, mis on valmis rakette, droone ja relvarühmitusi kasutama, kui tunneb end nurka surutuna. Iraan soovib muuta iga Ameerika rünnaku tõendiks agressiooni kohta. Donald Trump muudab Iraani reaktsiooni tõendiks ohu kohta. Kuveit tuleb samuti sellesse loosse kui hoiatus Pärsia lahe riikidele. Rünnak näitab, et Iraan ei sihi ainult Iisraeli ega piirdu ainult Washingtoni vastase retoorikaga. Kui kriis süveneb, suunab režiim riski naabritele, baasidesse, marsruutidele ja valitsustele, kus asub lääne kohalolek. See hirmutab liitlasi, kuid tugevdab ka Trumpi seisukohta. Kui piirkond soovib turvalisust, ei saa ta lubada Teheranil tegutseda ilma tavajärgedeta. Ameerika kohalolek selles olukorras ei tundu olevat kapriis, vaid pigem tõke eskalatsiooni vastu, mida Iraan ise õhutab. Kui Iraan tulistab alla Ameerika varustust ja väidab, et see oli nende territooriumil, samal ajal kui Washington kinnitab, et operatsioon toimus rahvusvahelistes vetes, muutub vaidlus enamaks kui tehniliseks detailiks. See muutub autoriteedi proovikiviks. Kui Trump oleks taandunud, oleks Teheran aru saanud, et võib jätkata piiri nihutamist. Kuna vastus tuli, muutus sõnum.
iga provokatsioon võib maksta osa Iraani sõjalisest infrastruktuurist. Rünnak Kuveidis asuva baasi vastu näitab samuti Iraani küllastusstrateegia riski. Režiim püüab kasutada rakette ja droone, et tekitada piiramise tunnet, käivitada sireene, tekitada mõjuvaid pilte ja anda ainest Trumpi vastasteks pealkirjadeks. Aga sellel taktikal on piir, kui see puutub kokku Ameerika õhutõrje, luure ja reageerimisvõimega. Isegi kui rusud põhjustavad vigastusi ja kahju, ei muuda see juhtum peamist fakti. Iraan ründas Ameerika Ühendriikidega seotud rajatist ja andis Washingtonile poliitilise aluse kindlamalt vastata. Donald Trump saab selle tõlgendusega ka sisepoliitilist tuge. Trumpi vastane meedia püüab kriisi näidata kui improviseerimist, kuid jätab tähelepanuta, et president tegutseb lihtsa arvestusega. Läbirääkimised toimivad ainult siis, kui teine pool mõistab, et provokatsioonil on hind. Iraan tahab rahuneda siis, kui tal on vaja aega võita ja rünnakut siis, kui tal on vaja oma toetajatele jõudu näidata. Trump avaldab survet mõlemas valdkonnas, hoiab diplomaatilise ukse avatuna, kuid näitab, et diplomaatia ei ole kattevarjuks alla tulistatud droonile, aktiivsele radarile ega ähvardustele Ameerika baasi vastu. Revolutsiooniline kaardivägi teab, et infosõda on osa päris sõjast. Seetõttu kiirustab ta teatama, et on hävitanud sihtmärke, vastanud agressioonile ja on valmis teistsuguseks vastuseks. Kuid karmid sõnad näitavad ka muret. Kindel režiim ei pea iga plahvatust muutma propagandashowks. Kindel režiim näitab taasavamist. Iraan näitas närvilisust, üritas oma reaktsiooni üles puhuda ja asetas Kuveidi eskalatsiooni keskmesse, mis võib tuua Washingtoni liitlased veelgi lähemale. Teherani jaoks on kõige tundlikum see, et Ameerika vastus ei sõltu ainult Valgest Majast. Keskjuhtkond registreerib ohu, tuvastab päritolupunktid, klassifitseerib tegevuse enesekaitseks ja tegutseb juba piirkonda paigutatud struktuuriga. Trump kasutab seda võimumasinat selleks, et teha seda, mida tema vastased ei suuda aktsepteerida. Vastata ilma luba küsimata Iraanile soodsatele narratiividele. Režiim võib karjuda, et oli ohver, kuid sündmuste jada näitab provokatsiooni, vastuse ja uue hirmutamiskatse mustrit. Rünnaku saanud baas tuletab samuti meelde, et Ameerika sõjaväelased ja lepingulised töötajad piirkonnas on eesliinil vaidluses, mida vasakpoolsed püüavad muuta platvormiks Trumpi vastu. Kui ameeriklased saavad rusude tõttu vigastada või kui droonid saavad kahjustada, ei peaks küsimus olema selles, kuidas Trumpi süüdistada. Küsimus peaks olema, miks Iraan? Iraan tulistab rakette rajatise pihta, kus viibivad ameeriklased. See ümberpööramine on narratiivne trikk, mis tuleb lahti harutada. Trump üllatab Iraani, sest ta ei nõustu loogikaga, et Teheran võib valida rünnaku aja ja siis nõuda, et Washington lihtsalt neelaks selle löögi alla. Brutaalne vastus ei seisne lärmis, vaid valitud sihtmärgis. Radarid, juhtimiskeskused, õhutõrje ja droonid moodustavad Iraani provokatsiooni selgroo. Selle selgroo tabamine tähendab režiimile ütlemist, et järgmine oht võib maksta rohkem, kui propaganda suudab varjata. Mina olen Milson Alves, Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.